26-aastane vanatüdruk Kerli on juba pikemat aega otsinud seda õiget. Neiu tuli meie saatesse, sest ta on väsinud suhetest mõlakatega. Ja mina tulin siia saatesse sellepärast, et leida endale uus ja normaalne kutt. Ma olen olnud paljude kuttidega suhtes, aga alati nad on kõik olnud fuckboy. Kas Kerli ebaõnn meestega saab lõpu? Nüüd ma tahaksingi endale normaalse kuti leida. Seda muret tuleb lahendama 19-aastane vabakutseline sportlane Martin Slapins. Mina mõtlesin, et mina ei jäta mitte midagi juhuse hooleks, et tulen nagu õige mees kunagi kossijad laulu ja lilledega. Nüüd vaatame, kas laulust ja lilledest piisab, et võita Kerli süda. Kõrvalt jälgib Kerli 88-aastane vanema, et neiu teeks õige otsuse. Oi, tere! Juha linnukene, kaljasalar, kinnakarsateene, kaljasalaka, luuri, on. Palun mu leidi. See on tõeline gentleman. Paremat esmamuljet vist polekski saanud luua. See oli nii armas temast. Isegi, et ta väga musikaalne ei ole, aga vahet pole. Tegelikult mulle väga meeldivad, kui kutitavad mulle lilli ja laulavad mulle. Ära muretse, Kerli. Martinsil on veel muid üllatusi varnast võtta. Võib selle siia panna? Miks tal see peapael peas on? Tundub, et mõlemal osalejal on kohanemisega probleeme. Sihukese meise näoga on, aga ma arvan, et ajapikku harjub ära. Martins on üks üllatusi täis mees ja näitab, mis ta kaasa võttis. Oot seda! Ma võtsin toru ka kaasa. Mis toru see on? Ai, see on see raudlatna, see. Ja siis sa vahetad veetsetorusid sellega või? Ei, see on ikka gainside tegemiseks, trenni tegemiseks, siis kui isu tuleb, mulle meeldib trenni teha. Igal mehel peab olema tööriist kaasas, et õigel ajal tööd teha. Nagu eestlasele kombeks valitseb noorte vahele algul haudvaikus. Martins, räägi natukene endast mulle. Aga kuule, ma tegelikult parem näitaksin sulle. Tule kaasa. Martins ei jäta midagi juhuse hooleks ja näitab kohe, mis kuust ta tehtud on, kuid ainuke, kellele tema šarm mõjub, on Kerli vanaema. Tema näitab, mis kuust tema juba on. Ei ole nagu need tänapäeva mehed, kes läinud kukuliilitavad ja on hirad. Mina ei tea, minule see kutt üldse ei meeldi, ikka täis luuser on. Siis kui mina ütlen, et räägi minuga, tema hakkab uhkustama, et tema suudab käte peal mingit rõvedat trikki teha. Mulle meeldib trenni teha. Esimene päev on sama kiirelt läinud õhtasse, kui ta algas ja nüüd on aeg noortel jagada voodit esimest korda. Tule siis kähku kaissu vähemalt. Jah, kohe tulen. Minule meeldib, kui mees suudab minust naiselikkuse välja tuua ja praegu ma tunnen, et seda veel pole juhtunud, aga vaatame, äkki õhtul see siis juhtub. Mis asja? Kuule, kas sina alusta mul ka üks rinnalihas suurem kui teine? Kuule, ma ei teagi. Selliste rinnalihastega pole isegi vahet, kas üks on suurem kui teine. Kuid Martinsile ei lähe korda vanema arvamusi ja ta hakkab enda vasakult rinnalihast treenima. Kuid ühtäkki ilmus keegi. Härra produtsent! Kuule, poiss, kas sa lugenud stsenaariumis oli kirjas, et lähed esimese õhtul seksima temaga? Vabandage, härra produtsent, mul on lihtsalt see, et üks rinnalihas on suurem kui teine, et ma ei taha telekas niimoodi olla. Mis mõttes üks on suurem kui teine, seal pole vahet. Ma teen sulle 3000 eurot trahvi. Et teete trahvi või? Nojah, mul tulidki YouTube'i rahad üle, et mul jumala suva. Selle hakkab ähvardama raha, aga mul üldsegi tulnudki raha pärast siia saatesse. Ma tuli lihtsalt, et enda pojale ema leida ja mul üks rinnalihas on ka suurem. Tõepoolest oli üks rinnalihast suurem kui teine. Tundub, et täna ei tule mingit seksimist, sest Kerli juba ammu magab, kui Martins voodi jõuab. Näe imet, Martins nagu kukk ajab end varakult üles ja otsustab, et täna teeb naisele tema hoopis süüa. Sama varakult on teisel pool ekraani talle toeks vanaema. Mina arvan, et minu tütrele väga meeldib, et noormestel niimoodi toidu voodisse toob. Tundub, et Martins läheb täna ikka väga põhjaliku raa peale välja
ju tahab eilse päeva ja õhtu kompenseerida, et parem mulje jätta või hoopis siis on armastus mängus. no nii, otsustasin Kerlile süüa teha, et mõtlesin, et teekski talle geinsleiba, et see on ainus asi, mis paneb nagu korralikult lihase kasvama ja munavalget ka natukene, et ta kasvaks jällegi samuti suuremaks, et ta on siuke minust natuke lühem, et mulle meeldivad, mu naised on minust pikemad. Ja siis lähme vaatame, mis ta arvab sellest. Oi, tere hommikust, Kerli! Äratus! Tegin sulle hommikusööki voodisse. Minu lemmik hommikusöök. Geinsleib ja munavalge. Panen selle sulle siia. Ja lase ma hea maitse. Aitäh sulle! Ema teeb seda, mida naine ootab. kas Martinsi vaev oli asja väärt või oleks õige aeg mees saata koju? noh, kus see maitseb sulle? Tundub, et asi jätkub sealt, kus ta eile pooleli jäi. mis sa plika pirtsutad? tegelikult see oli väga armas žest, aga ma arvan, et arenemisruumi veel on. Aga virisemiseks pole aega, sest noored tuvikesed sõidavad maale Martinsile külla. noh, see ongi siin siuke põhiatraktsioon minu hoovis, et see on see lõuatõmbetoru, et siin saab päris palju trenni teha. ja täitsa ise ehitasid selle? ma ehitasin selle niimoodi, et naabril oli siuke vana raudaed, siis me sõpradega võtsime selle relakaga maha ja kuid ilmavalgele tuleb hoopis, et Martins on kelm, kes varastab naabritelt vana rauda. no eks natuke ikka olen jah, et naabrimees sai asja jaole ja andis politseisse ülesse ja siis paar kuud istusin natukene jah, aga noh, sellest tegelikult väga teles ei tahaks rääkida. miks võid sina võrrastada, kui mina ei või võrrastada? mida kurat, et miks sa Jaansi häälega oled? ei ole Jaans, mis asja, mina küll Jaans ei ole. oled küll Jaans, ma vaatasin täpselt samasugune soeng. kurat, saidki arru, jah, mina olen Jaans. miks sa teed niimoodi mulle? ai, nad ütlesid, nad annavad mulle tasuta kommi, kui ma teen seda, et ma pööran sinu vastu. no siis on küll arusaadav. too tonti rääkiski välja. härra produtsent, kas ma nüüd saan selle 100 euri kätte, millest me rääkisime? Hashtag Lapis on sellout YouTuber sellepärast, et ma müüsin ennast televisioonile maha. Hashtag päris hea hashtag. Hashtag thanks hashtagi eest Lapins. Okei, whatever, tegelikult ma tahtsin seda öelda, et nagu loodan, et teile meeldis see. Kui saite aru, siis saite ja kui ei saanud, siis ei saanud. Aga ma ei tahtnud üldsegi sellest rääkida, tahtsin hoopis sellest rääkida. Mul tuleb siia üks siuke uus formaat siia kanalile, et Lapins proovib, et see on siuke, noh, ma proovin ükskõik kui hulle asju, ükskõik mis asja, te kirjutage komment sisse, ükskõik mis spordiala, näiteks ma ei tea, võiksin kirvega poksima minna, no davai, teeme ära lihtsalt, lase tulla. Ja ma arvan, et mina lähen nüüd tuttu ära, et hashtag, mina lähen nüüd 5. käiguga magama.